hea äristrateegia praktikumi lõpetaja. Sa oled just valmis saanud suure tööga. 3 kuud pikka mõttetööd, 6 seminaripäeva, 20 kontakttundi mentoriga, palju faile koostatud, pikk strateegia esitlus koostatud, kõik on tehtud. Ilmselt on sinul sama küsimus nagu minulgi. Kuidas kindlustada strateegia elluviimine? Põhimõtteliselt on see vastus küsimusele, kuidas saada teised oma paati ja sellisesse paati, millega tehakse suuri tegusid, võidetakse medaleid, jõutakse kaugele. Paraku on olukord selline, et paljudes ettevõtetes tippjuhid on seda usku, et tehtud strateegia on hea, tuleb ellu viia, aga ka pooled keskjuhtidest ei usu ega ole pühendunud strateegia elluviimisele ja 1/3 eesliinist ei usu ega ole pühendunud strateegia elluviimisele. Ja nüüd kujuta ette, kui sa tahad võita olümpiat ja sul on selline paat, kus pooled veavad ühes ja pooled teises suunas, sellest ei tule mitte midagi. Miks pooled ei usu? Esimene põhjus on see, strateegia materjal, mille sa oled just valmis saanud, on hiigelsuur. 30 faili, 100 slaidi. Kui sa lähed sellega oma töötajate ette, seal on liiga palju teksti, see tapab nad ära. Sul on kõik perfektselt vormistatud, seda on liiga palju ja kui seda on liiga palju, siis see tekitab inimestes segadust. Nad ei tea, mis on oluline, mis on ebaoluline. Järgmine probleem, mis vajab, on see, et sa oled nad PowerPointiga ära tapnud ja siis lisaks sellele meil on selline kalduvus mitte uskuda neid asju, mille tegemisel me ei ole ise osalenud. Ja sellest sa saad aru, sest inimesed hakkavad sulle esitama selliseid küsimusi. Miks minult ei küsitud? Miks mind ei kaasatud? See, mis te mulle räägite, see on täitsa mõttetu. Tegelikult peaks hoopis seda tegema. Täielik katastroof. 3. põhjus on see, maailm on nii kiires muutumises, et juhtidel enam ei olegi võimalik, neil ei olegi enam seda luksust, et nad saaksid olla kõigega kursis. See tähendab seda, et palju strateegilisi tähtsaid infokillukesi on sinu võtmeisikute peas. Ja 4. ja viimane probleem on see, iga päev on kiire, nõuab tähelepanu. Iga päev on vaja kustutada mingisuguseid tulekahjusid. Hommikul tuled tööle, pea on täis häid plaane, õhtul lähed koju ja kõik on näinud nii nagu tavaliselt. Iga päev rullib strateegiast üle, sellepärast, et meil on liiga palju tööd. Mida siis teha? Mul on 4 tööriista, mille abil neid olukordasid lahendada. Esimene, strateegia tuleb koostada kogu tiimiga. Ainult kogu tiimiga koostades saad sa oma tiimi innustuma, saad nad uskuma ja kui nad usuvad, siis on nad pühendunud strateegia elluviimisele. Kui sa tahad seda kogu tiimiga teha, fakt on see, et sa ei saa sellele kulutada 3 kuud ja 6 koolituspäeva, kogu seda ressurssi, mis sa ise strateegia praktikumis kulutasid. See tuleb teha 1 päevaga ja see on võimalik. Väikese ettevalmistusega on võimalik kogu tiimiga 1 päevaga kokku leppida, mida strateegias teha, mida mitte teha ja siis väikese järeltööga panna see kogu asi sellisesse vormi, et strateegia on 1 lehel. Kui su strateegia on 100 slaidil, keegi leia sealt mitte midagi olulist üle. 1-leheline strateegia näeb välja umbes selline. Suured eesmärgid, tulemused, võtmetegevused, vastutajad, üldised edutegurid. Ja viimane ja kõige olulisem, sa pead tagama selle, et mitte iga päev ei sõida üle strateegiast, vaid strateegia sõidab üle igapäevast. Selleks peab olema sul selge, mis. Kuidas sa mõõdad tulemusi? Kes mille eest vastutab? Kuidas seda asja juhitakse? Kuidas seda asja teostatakse? Kuni detailideni välja. Kui tekivad probleemid, nendel tuleb hoida jooksvalt silm peal. Vähemalt kord kuus vaatad üle oma võtmeisikutega. Kas on progress? Kui progressi ei ole, mis on probleemid? Kui on teada, mis on probleemid, mis on plaan, mis kuupäevaks plaan lahendatakse, millal me oleme uuesti kursil. Selleks, et sellest kõigest täpsemalt rääkida, on mul sulle pakkumine. Tasuta tund coachingut teemal kasvustrateegia selle elluviimine. Me räägime umbes nendel teemadel. Kuidas seda teha tiimiga, 1 päevaga, kuidas vastutus vettpidavalt kokku leppida, nii et kõik teavad, kes mille eest vastutab ja tahavad ja usuvad sellesse, mis on kokku lepitud. Kuidas siduda strateegia elluviimine igapäevase juhtimisrütmiga, nii et iga päev ei sõidaks üle strateegiast, vaid vastupidi. Ja viimane, kuidas hoida strateegia elusa ja ajakohasena nii, et pool aastat, aasta, 2 aastat peale strateegia kokkuleppimist on kurss endiselt õige. Registreeri coachingule, lingi leiad siit video alt. Näeme.